Mannergute mõõduvõtt on meeskondlik, meelelahutuslik, mittesportlik kestvussõit, mille eesmärk on tuua kokku sõbrad, kes annavad vanale, aeglasele ja muidu juba maha kantud autole veel ühe võimaluse end tõestada ning veeta üks lõbus päev ringrajal. Tegemist on kestvussõidu formaadiga ning juhtide arv ei ole piiratud. Kui aga rajal pahandus tehakse, tuleb kanda karistust. Sõidetakse Audrus Porsche ringrajal ja 2026. aasta hooaja teine sõit kestab kokku 8 tundi. Me ei leidnud, ei märganud, et millal te juhivahetust tegite, vaid sellele eelnevad on veel üks lausel, kus need rehvid? aga sellist motivatsiooniülesele informatiivne teave. Aga täna on jaenam ilm, siis täna teeme niimoodi, et 3 minutiga võite muuta. Noh, sa ei lähe starti või? Ma lähen, aga start hakkab natuke ajapärast. Okay. Sa oled kuulus? Nüüd olen. Sina oled sõitma? Mina olen sõitma. Kuidas tunne on? Kerge närv on ikka see. Esimene kord? Esimene kord, jah. Hell yeah! Mis see numbrimärk tähendab? Mis numbrimärk? Auto. Velocita. Kiire. Ei, kiirus. Oota, kuidas on kiirus või? Ma ei tea, ma ei ole nagu lingvist. Kiirus, jah? Kiirus. Bonjour. Hello. Bonjour. Noel kummi! See vist pole esimene. Ei ole esimene, jah. Täiesti 20 midagi Mannergut kindlasti sõidetud juba. 700 eurose autoga. Meie kombed maksavad rohkem kui auto. See auto maksis 700 eurot 7 aastat tagasi. Ütle palun uuesti korra, kas ma kuulsin õigesti? Ja, me läksime kollase korvetiga järgi sellele. Te tõite kollase korvetiga Metallic Hall Peugeot. Jah, ja aus vahetus. Oh! Mis on? Nälja teile? Ei tee nälja. Teega pealt saate. Oi vastu. Välja lööb. Ta ei võta üldse nagu pool raha. Proovisime välja võtta ka juba. Proovime käima lükata või? Ei saa enam praegu. Lükkame ära või? Anne, ei! Kare! Kare! Ära välja sure. Räägi, kuidas stardiga rahul? Ei, start väga okei, väga rahulik, mõnus, esimene kurv vaba täitsa puhtalt, et kõigil, et väga hea. Mis me head süüa võtsime? Mis seal head pakutakse? Väekas uus burger. Väekas grillburger, esimene emotsioon. Vähemalt on liha vahele pandud. Täna siin Porsche ringil Mannergute mõõduvõtt 54. Ala pealkiri Volbriöö ja siit sõidult tahaks kindlasti leida mõne lendava luua. Ja vaata, nõiad. See on Porsche ringi meeskond, kes turvab mõõduvõttu. Nemad jagavad mulle infot, kes millega ringrajal hakkama on saanud ja mis põhjusel nad minu juurde karistust kandma tulevad. Esimesed 30 minutit patustas juba mitu tiimi ja kõik ühel põhjusel. Liiga kiired. Aga selleks oli ka põhjust, kuna katsetati uut ringi konfiguratsiooni, mida varem ei olnud sõidetud. Seega minimaalse ringiaja kehtestamine oli ennustus. No Paulike, mis nüüd? Mis juhtus? Ma ei tea, tema räägib, mis juhtus. No. Cool or unusual fact about this car? Unusual fact about this car, you cannot go as fast as you can because of the regulation. Is this your first time? In this race, in this car, yes. And what's your team, who you represent? We represent Latvia. Move, that's a really good construction company landscape. The best ones. Te vist kaista saad siis?
Thank you very much. That's usually for girls. Yeah, I know. see on okei või? Kehtestati uus miinimumringi aeg 1:32.0. Vahetame trossi ära. Lisame närvi ja pinget juurde, debüüdil ikka juhtub, aga mis täpselt, mille pärast boksis? Käiguvahet või tross on pooleks. 3. käik on sees ja käike vahetada ei saa. Räägitakse, et Schumacher omal ajal tuli etapil poodiumile nii. No ma mõtlesin, ma panen edasi, aga mis ma selle katkis autoga ikka teen. Mis varuosaga tegemist? Käigukasti mingi... Käigukangi trossid. Jaa, trossid, käigukangi trossid. Sihukest vaatepilti näeb muidu nagu Le Manis, et vahetatakse kõik või pidurivermi, esisild ja kõik asjad ära, aga te teete siin. Kooli autos õpetajaid ja mehaanikad. Nii, mis me kodusele televaatele ütleme? Olen 5. käik ka. Kõik on hästi. Mis me putitame? Käigu hoop tuli tagant ära. Okei, väga. Nüüd on 5. tulemas. Ehk siis panid 5. käigu praegu tagasi? Jaa. 4. ei saa kiiruseid. Taga sirge peal kipub kõigile jalgu jääma muidu. Minimaalne ringiaeg muudetud ei takistanud see endiselt kiiresti sõitma ning järgnevad tiimid said endale puremiseks palts ja automarkide tähestiku ülesande. Iga tähestiku tähega on vaja niimoodi hakata järjest ütlema, vaja öelda üks autotootja. A. Audi. B. CMB. C. Chrysler. Datsun. E. Ütle uuesti. Estfield. F. Fiat. Ferrari muidugi. G. Ginetta. H. Honda. I. Isuzu, no. Jaguar. K. Kia. L. Lambo. M. Mercedes. N. Nobel. O. Opel. P. P. Peugeot. Q. Kuros. Renault. S. Seat. Toyota. U. Ues, no. Aga paneme. V. Volkswagen. Wow, Wartburg is a yes. This is good one. Yeah, this is good one. Lähme X-iga lõpetame ära. Hiinas tegema. Xiaomi. Sobib. Täna on rajal 31 väga erinevat masinat, esiveolisi, tagaveolisi, vanemaid, uuemaid. Me läheme tutvume nendega natukene lähemalt ja uurime inimeste käest ka, et miks nad mannergute mõõdul käivad. Mis inimesed on muidu igapäevaelus? Mis autoga teie võistlema olete tulnud? Vabandust, ei lähe sellise sõnastusega. Mis autoga te mannergute mõõduvõtul olete? Meil on auto siin, las inimesed arvavad ise. Mis on see põhjus, miks te mannergute mõõduvõtul käite, sest see teie masin, see on ikkagi, ma ei tea, oskad sa ise öelda, kui palju kordi juba osalenud või? Ma ei tea, palju ma käinud olen, mingi 7 või 8 sellega. 12. 7 või 8, 12, see on peaaegu sama. Aga miks te tulete siia jälle tagasi? Hea välja elada ennast. Selle asemel, et minna linna vahel liiklusesse. Ja just. See on ikka suhteliselt turvaline ja saab ikkagi nagu täiega panna. Ja mis sa muidu igapäevaelus teed? Kontoritööd. Näed, kus on see... need 2 rehvi, vaata. Üpris kiht. Miks sa must siin mööda lähed? Ja... Pidurid plokki peaaegu realt välja, sellepärast. Ja BMW saaks mööda sõita. Kas sul jäi eelmisest korrast üks väike teema üles või? Jaa, ma pean vabandust paluma Audi meeste ees.
kellel roostetas piduripleki pott läbi ja ma ütlesin Audide värk ja karistuseks jooksid meie Fiestal klapid pähe. Nii et ma loodan, et kui ma palun vabandust ja me tegime auto korda, siis äkki seekord peab auto lõpuni vastu. See on nüüd teine kord meil ja enamustele meeldib ikkagi see, et saab rajal sõita ja harjutada. Et ohutuskohas nagu piire katsetada, et kuidas esiveoline auto käitub, kui tekib alajuhitavus üle. Aga mis sul igapäeva toimetamine on, millega sa tegeled? Igapäevaselt tegelen kodulehtedega. Näed, itimehed sõidavad ka. Ütleme üldiselt tehnikahuviline ikkagi. Emotsioon. Oota, ma pean prillin ette. Mis juhtus? Inimesed on... Ma ei suuda uskuda. Nüüd ettevaatlik, mis on osa kasu. Kõige kitsamas kohas siin rajal üritatakse mööda sõita. Me saadame klipi. Me paneme klipp siin. See oli väga hirmus, see oli tõesti, mul oli elu peaaegu ohus, aga see oli väga hirmus. Jah, see on kõik. Aitäh teile. Need sirgetel edeneb päris hästi. Jah, kurvides veel paremini. Mis tänane ilmaprognoos on? Vaheldub pilvisus, sademeid ei tule. Kus poolt tuul? Lennujaama poolt. Siin on uus sõitjate koosolek. No meil on raigid asjad siin. Me räägime, kui aeglaselt peab sõitma. Kui siin on kohati kõvem tehnika, kui seal üleval ju. Ära polli vana, pane juurde. Aga mis setup meil on? Meil on siin pardakaamera, meil on, mis meil veel on? Sisetelefon praegu puudu, läheb kohe sisetelefon tagasi. Sisevaade tegelikult peaks olema. Siis on väljas GoPro. See on reiskonna. See annab meile kõik ajad, ringi ajad ja asjad ja neist ka kõik. See on ju, see ei ole enam hobi, see on ju täitsa tõsine värk. See on YouTube live, nii et seda võib kõik vaadata. Kogu aeg laivis vaadata. Mis channeli nimi on? Pauguleod. 69 käinud. Okei, edukutid. No nii, mis meil siin sünnib, mis me näeme ekraani pealt ja kes seda kõike haldab? Sina? Kes seal haldab? Hoiame silma peale asja. Mis su setup, millest see koosneb? Ma vaatan, et sul on laptop on 2 ekraani. Mida jälgid, mida edasi annad, mida vastu võtad? Tegelikult meil on väga lihtsalt. Discordi, kui keegi tahab üldse mujalt vaadata ka seda pilti, siis tegelikult saab vaadata. Discordis meil on live olemas. Aga eks see rohkem täna on nagu see, et enda lõbus on vaadata kõrvalt ja tegema mingit analüütikat siin ei tee, et päris FIO tiim ei olegi. Välja võib-olla paistab küll niimoodi. Tunnen küll sama. Ja ei, ma räägin, välja paistab võib-olla vähe tõsisem see. Kas see on praegu simulaator või harjutatud, visualiseerid rada või? Rajaisolatsioon. Aga kuidas ta käib? Saad demo teha? Mis asjast? Näiteks roolid ja vahetad käiku või midagi sihukest? Siit niimoodi nagu paned jalga paika ära ja saad seda järsku tõmmetsid teha niimoodi juba. See on ju siis, mis mudeliga? Mis mudeliga tegu on? See on mullivann. See on hea värk. No nii, esimene emotsioon rajalt tulles. Piiraeg on natuke väike. Peab iga kord natuke pidurdama, kus ei peaks pidurdama. Jah, ja see pole esimene, kes see töötab? Ei ole jah. Just. Ma arvan, et kõik on selle lihke sõitma. Me sõidame ilma teist käiku kasutamata, veereme vabaga, et sõita 1.32 ühte. See ei ole rõõmus. See on omaette väljakutse, eks? Jaa, see on jõhker. Pea on märg otsas. Sõiduka lõpuni. Hästi. Jah, rahulik tunne on. Tehtud küll seda. Väga mõnus on. Mitu korda oled mannergute mõõduvõtul osalenud? 10 aastat tagasi vist kunagi. Ja nüüd on siis teine või? Aga mis tõi siis 10 aastat hiljem tagasi? Tead sa, kunagi oli ju teistsugune kontseptsioon, et palju nalja ja palju mingeid mänguautosid. Meil oli ka mingi mänguauto toona. Aga see on ju täitsa võidusõit, et siin saad ikkagi nautida ja kütta ja selles mõttes on igati väärt kraam, ma ise arvan. Aga mis sa muidu igapäevaselt millega tegeled? Ettevõtja. Kombevärvid tegelikult vihjavad juba, et mis masinaga te sõidate, aga millest see valik, miks Toyota Yaris? Ühe pensionäri auto oli ja meil oli firmasse vaja
nagu niisugust asendusautot, et näiteks 5 kaubikut on ja 2 tsiipi, aga meil oli nagu see, et üks läheb remonti või teine auto läheb remonti, siis platsi peal ei ole. Ja siin Evocar niisugune nagu ettevõte, kus meil autod käivad remondis, siis me mõtlesimegi leiutama, et andke meil mingi asendusauto. Ei, et Kaimar, et ostsin ühe pensionäri käest asendusauto, aga mõtlesin, et aga müü see mulle, et sul ei ole seda autot vaja. Ja nii hakkas arendustöö nagu käima, et ostsid selle pensionäri auto, siis mõtlesin, et võiks natuke väledamalt nagu silma paista. Tegelikult on jumala võrrimootor 1,3. Nüüd võib-olla Yaris kapimootori peale otsustama nüüd mingi aeg, et siis nagu see läheks teine mootor vahele. Toomas Vabamäe, kas sa tead, mitu korda sa oled osalenud? Ei tea. Ei tea, aga neid kordi umbes? Umbes 10, ma arvan. Miks sa tuled mannergute mõõduvõtule? Mulle meeldib. Ma küll mõtlesin eelmine sügis, kui ma käisin, see hästi vihmane, mõtlesin, et ma tulen teen viimast korda, aga kurat nii oli, et tahtsin kätteks veel viimast. Et nüüd ma enam ei ütle, et ma viimast korda ei teen. Täna olete mis masinaga siin? Toyota Yarisega ikka. Aga... Mul on isegi müts temaatiline. No ma vaatan, temaatiline nokats on peas. Aga sellise väikse esiveolisega, kas see on kõige õigem mannerg, millega sa oled? No põhimõtteliselt küll, aga see on ju tegelikult võidusõidu auto, ta on ju V1600 klassi auto ja ma olen varajases nooruses olen ju sellega täiesti võidu sõitnud, siis kui meil oli Yaris Cup, siis ma tegin külalisvõistlejana, tegin isegi ühe võidusõidu ka, 2 võidusõitu tähendab siis ühe võistluse, tegin kaasa sellega, nii et minule väga niimoodi, kuidas ma ütlen, siis tagumiku järgi ja käe järgi auto. Teist korda piduri klõtside vahet. Nii raske jalaga mehed. Me oleme niisugused pidurid. Teised vajutavad gaasi, me vajutab pidurid. Istun ja ootan, kuni minna saan. Tahaks sõita. Korralikult ummikud tekkinud ja kui sa sinna kuhugile keskele või taha otsa satud ja sa oled tegelikult natukene lumedama auto kui need esimesed vennad, siis kõik tahavad esimesest mööda saada. Ja neid ohtlikud momente on päris mitmeid siin. Aga mis katki läks? Tagatiflis, taks oligi. Okei, mingi põnev strateegiline koosolek, kus alutatakse viimased telemeetri andmed ja kõik muu selline läbilusti. Oleme 6 kohta tõusnud. Okei, fuck yeah. Aga mis plaanid on, mis strateegia on, mis kohal lõpetame, 6 kohta tõusnud juba? Ma ei tea, repid on suht küpsed. Tahaks lõpuni sõita kõigepealt. Aimaga on kõik hästi. Siin ei ole keeruline. Kuule, aga meeskonna... Kujuta ette. Ütleks, et see on mingi 3 tundi vähemalt. Hästi kestnud. Traagid väljas. Räägin, aus ära pealt tuli. Ja mõlemad pool. Ma kuulsin neid 3 pakki näkku, aga ma ei tea mida. Toidlustus, turbomakaronid. Ei, turbonuudlid, siis turbonuudlid. Kui tervet ei jõua, võtame pooled vaata. See teeb palju kiiremaks mehed kohe. Õhtust on saanud, või hommikust on saanud õhtu ja kui ta läks? Järjekordne kestvussõit on läbitud. Me alustasime vist mitukümmend sõitu tagasi, mõtlesime, et hea, kui ühe sõidu vastu peame, aga siiamaani kestab, nii et järgmine kord jälle. Enne kui poodiumi juurde läheme, vaatame olukorda, mida liiga tihti ette ei tule. Auto numbriga 312, 3 karistust ja disklahv. Kiire sõit on aja võit, hoidsid ka täna mingisugune 5 tundi, 6 tundi kütust kokku. Ikkagi võitsime siis, vaatamata sellele, et see ei ole võidusõit, eks ole. Pole midagi teha, siis paneme selle pulfi käima ja lähme siis aeglasematele jalust ära. Tühistatud, aga 3 karistust selle viimase ette. Kohtunikud on mõõtnud, joonistanud, vaadanud, otsused on tehtud. Mis mannerrutel ikkagi nagu kipub juhtuma, kiirust täna oli palju, aga see oli natuke ka sellest, et ei olnud seda rada ju testinud, ei teadnud täpselt, kui kiiresti kiired sõidavad. Aga tegelikult see on üks osa mängust ka, et kui on aeglasem aeg ees, siis tulebki aeglasemasse aega mahtuda. Nüüd autasustamine. 3. koha sai auto 444 BFG.
teise koha auto number 86 ja Valgamaa Kutseõppekeskus ja mannergute mõõduvõtt numbriga 54, esikoht, auto number 205 ja samuti Valgamaa Kutseõppekeskus. Tule, vaata, ma tahan ka. Teeme kalkse. Tiimitöö, peamine asi. Mõlemad lepivad kokku, kuidas sõidavad ja nii läheb. Pigem jah, tiimitöö ongi see, mis meid selle võiduni viis.